Tere. Podcast 442 oma 210. episoodiga jõudnud sinnamaale, et me teeme 7. episoodi, kus me räägime lugusid. Aga selleks, nagu alati, on minu Ivani kõrval Maarjo. Tere, ma mõtlesin, et juba Eigo Johannes Poll on siin kohale jõudnud. Ei, ta ütleb tervist. Vabandust, ma pole ammu kuulanud järelikult. Ja Brandon ka täna. Tere. Brandon saab oma debüüdiga lugude rääkimises. Nagu Soundcheckis ütles, et ta ei ole pika jutu mees, et vaatame, kas lugudes ka pädeb. Jah, suht hirmus. Ja stuudiodebüüt ka lugude rääkimisel, sellepärast, et muidu mul diivanil oli tihti lugu oht magama jääda, vaatame, kuidas mul siin läheb. Kas see eelmist, mingid me oleme mingid tooli peal ka teinud ju? No seda küll, aga ma mõtlen, et me siin selles nii-öelda mikrofonidega pole teinud lugude rääkimist. Jah, seda küll. Nii et väga palju debüüte, väga palju asju rääkida on meil. Nii. Ja mul täna ei ole tegelikult väga palju üldse nagu temaatilisi pilti ei ole. Ja me salvestame selle episoodi, oluline on öelda, 5. jaanuar on esmaspäev, ehk siis kui see läheb eetrisse, millal see, mis reede on siis? 9. jaanuar. Kindlasti juhtub midagi, mingid üleminekuid, mingid aktuaalsed asju, nii et meil väga ei ole mõtet üldse keskenduda, kuidas nüüd öelda, nii-öelda päevakajalistele teemadele, aga siiski soojenduseks ma valmistasin ette, eelmine kord me nägime teiega 29. detsembri, ehk siis vahepeal mingid asju juhtus. Ma valmistasin 10 küsimust, kummalegi 5. Need on hästi lihtsad küsimused, järjekorras esitan. Ma ei tea, kui üks vastab ära ja teine on nõus, mina olen nõus, siis me liigume lihtsalt järgmise küsimuse, ongi kõik. Need on seotud kas üleminekute või väiksemad sorti uudistega või muutustega Eesti jalgpallis. Siis tahtsingi vahele torgata, et võib-olla episoodi eetrisse mineku ajaks on ka teised klubid peale Flora söandanud oma ettevalmistust alustanud koosseisud avaldada. Kuule, see oli väga napilt, ma ütleks jõudsite, et... Ei no selles mõttes 5. enamus tiimid ju tõsisemalt hakkaski tegema, aga võib-olla mõni pole veel alanud ka või alustanudki. Ma nägin Nõmme Unitedi, Levadia... kelle veel, Tammeka vist on alustanud, Paide on alustanud. Ei, selles mõttes naljaks kiitsin Telegramis ka, kiidan siin ka Florat, nii peabki olema, sa lihtsalt annad teada selle koosseisu, kõige elementaarsem asi, ma ei tea, miks me endiselt ei tee seda, Kalju kohta ma isegi ei tea, kus nad on, kas klubi eksisteerib enam, kodulehel on kuredi 11. novembri mäng veel seal nimekirjas, et on arenemisruumi. Arenemisruumi kahtlemata on, ei ole kindel selles mõttes eksisteerimisest olen kuulnud, detsembris kuulsin, et mõned mängijad isegi trenni tegid individuaalselt, füüsilist ettevalmistust, aga kuna Kaljul on ju vaata see värk, et suur osa koostusest on ka välismaalased, siis tegelikult võib-olla 5. see ei hakkagi täis koostusest treeningut pihta, et hakkab natuke hiljem. Et ei ole kindel, kas tulevad või? Ei, Kaljul on võistkond ju komplekteeritud, ega sealt midagi No siis pangu nimekiri välja. Huvitavaid nimesi liiga palju ei tule, et hakkavad alles hiljem jooksma. Aga Flora puhul, mis veel tegelikult positiivne, et lasti välja nii esindustuubel kui naiskond. Täpselt, nii on väga õige. Aga hakkame küsima, mõned küsimused võib-olla, kui te nagu päris täpselt ei saa aru, miks ma nii küsin, siis andke teada, et nad on suht suvalisest järjekorras ka. Maarjo, kas Hussar ja Mihhailov leiavad välisklubi? Oi, nii raske küsimus kohe. Ma arvan, et leiavad, vähemalt Mihhailov ma arvan, et leiab, Hussar ma arvan, võib-olla on natukene, kuidas ma ütlen, et natuke valivam selles mõttes, et kui Mihhailovil näiteks tuleb analoogne pakkumine, nagu tuli, ma ei tea, Nikita Komissarovile Šoljaist, siis ma arvan, et tema on seda valmis rohkem vastu võtma kui Hussar, aga see on minu täitsa lambine tunnetus. Võib jätkata. Nii. Brandon, kas Lisette Tammik saab Paides raha? Ma arvan küll. Minul info selle koha pealt puudub, ei ole pankakontot näinud veel, või esimest makset muidugi ei ole tulnud ka veel, kui ei ole just mingit signing-boonust. Ma arvan, et ta sai enda jaoks väga hea lepingu seal. Miks sa, Brandon, jätsid kommentaari küsimusega, et kas ta peab trenniga tegema? No ikka tekkis küsimus lihtsalt. Kas Floras ei pidanud siis trenni tegema, oleks minu kohe jätku küsimus. Ikka pidi. No jumal küll, okei, kõredi, kes teab, see teab, lõustame ära. Mina olen sellist kõlakat kuulnud just Flora fändide käest, et kusjuures mitte sinu käest, et Lisette Tammik saab sinna minna, trennis ei pea käima, saab mingit stipilaadset asja ja peaset mängudel kohal on. Ma arvan, et sellest tulenes sinu küsimus, ma eeldan. Nii detailselt ei teadnud isegi mina.
aga see on see, mida ma olen kuulnud. Reaalsuses eks neid linnalegende on niipidi ja naapidi. mina arvan, et reaalselt tegelikult seal ei ole päris nii see olukord, et tee mis tahad, tule ainult mängudele, ma arvan, et seal no see ei oleks nagu loogiline, jah. Vot. Järgmine küsimus Mariole. Kas Daniel Usta lööb 10+ väravat uuel hooajal Florest? kui ta esiründajaks ei saa, siis ei löö. Ja esiründajaks ta, ma arvan, 5. jaanuari seisuga ei ole saamas. Nii et ei löö. Ma olen ka pigem nõus, jah. Sest et mänguaeg, kui just midagi Rauno Sappiniga ei juhtu, mida ma ei soovi loomulikult talle, siis raske näha. Aga kui ta saab esiründajaks, siis lööb kindlasti. Kuna Brandon ei taha vastu öelda, siis ma lihtsalt jätkan. Ma selles mõttes, jah. Kus sai Karl-Sander Eenso naiste tiimi juhendamiseks vajalikku skille? Ma arvan, et ta on lihtsalt jalgpallis olnud nagu piisavalt kaua ja piisavalt kõrgel tasemel. Et tal on nagu kogemust, et olla selles valdkonnas peatreener. Et ma usuks ka, et ta selline kommunikatsiooni pool on piisaval tasemel ja ta ikkagi umbes pool aastat naiskonna juures oli ka eelmine aasta. Miks see Maksimov taandus peatreeneri kohast? See käis nüüd niimoodi, Eenso oli nagu abitreener, nüüd on vastupidi. Jah, ma ütlen ausalt, ma ei ole uurinud selle kohta, et ma nii täpselt ei tea. Ma tean vähemalt, kus ta ei saanud neid teadmisi, on Saudi Araabiast, ta naiste jalgpalli kohta teadmisi ei saanud. No Saudi Araabiast on üldse raske, ütleme, naiste spordi kohta teadmisi saada, et seal ei ole see asi nii levinud. Okei. Maarja, kas valele mängijale auhinna andmine on skandaal? No ikka on skandaal, jah. Niisugused eksimusi elus juhtub, aga seda normaliseerida kuidagi ei saa, et see on ikka väga-väga paha eksimus ja skandaal kindlasti, jah. Ma ei saa aru, kuidas see asi sai juhtuda, et ma lihtsalt ei saanud aru, ma vaatasin, seal ei ole ju nii, et isegi ma saan aru, et seal oli käsitsi arvutamine ja loomulikult inimesed eksivad, ka meie eksime, mitte mina küll, aga teised inimesed ka eksivad, on ju. Ma ei tea, kuidas see kontrollige üle, järgmine aasta siis kontrollige 3 korda, las 3 erinevat inimest kontrollib üle. Seal kontrollimisel tekkiski väike segadus sellega, et kontrollimisel mingi klubi hääled olid täitsa puudu, äkki oli see Aku vist, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja vaata, aga sellega ongi selline asi, et ma olen suht kindel, et kui sama töökollektiiv jääb jalgpalliitu pikemalt, siis sellist eksimust nagu kunagi ei tule, et ma tooks nagu veidi paralleeli sellega, et kui niisugune 10-15 aastat tagasi oli iga aasta meil, ma ei tea, korra 2-3 oli nii-öelda mängija, kes ei oleks tohtinud kõrgliigas mängida, käis väljakul. Klubid ei teinud oma tööd. Ja siis enamus klubid sellest lähtuvalt kehtestasid selle, et sul on mitu inimest, kes pead kontrollima kindlat asja. Ehk siis nüüd me näeme viimastel aastatel ju sellist probleemi enam ei ole, et ma arvan, et organisatsioonid õpivad ja loodetavasti ka jalgpalliitis õpib sellest. No olgem ausalt, ega ei tahaks, et galal antaks teine kord valele mängijale auhinda. See oleks juba nagu päris jama ju. Aga siinkohal ma tahaks natuke liitu kiita, et Mari-Liisile anti see siis mingisuguse ürituse raames nagu, ehk siis hõbepalli raames see auhind kätte ja galal saajalt ei võetud midagi ära nagu, et see ikkagi lahendati lõpuks nagu halvas olukorras, ma arvan, päris hästi, et ei olnud seda, et tulen nüüd võtta liidu valvelauast, et karikake ootab sind. No see veel puuduks, olgem ausad, see veel selles mõttes nagu, jah. Aga ma selles mõttes ikka ei kiidaks, et nagu siin nagu ongi vaja lahendada lihtsalt. Aga okei, see selleks. Nii, palun Brandon järgnevad 3 selles alates väiksemast kuni suuremani selle kasu, alates kasust, ühesõnaga, kes sai kõige rohkem kasu, alates väiksemast. Mark-Anders Lepiku laenuga siis. Flora, Mark-Anders Lepik, Pärnu Vaprus. Kes sai kõige vähem kasu, kes sai kõige rohkem kasu? See on väga keeruline, sellepärast, et ma võib-olla isegi ütleks niimoodi, et kõige vähem kasu sai sellest Flora ise. Okei, selle lükkega tehti Ruum Mustale, pole garantiisid, kuidas ta kohandub, mängima hakkab ja värki-särki, aga Lepik ja Vaprus kindlasti võitsid. Ehk siis Lepik läheb klubisse, kus ta on 99,9% esiründaja, ehk siis ta saab stabiilselt mänguaega. Püsigu nüüd ainult terve, palun. Et
ja Vaprus saab endale Paalbergile ju väga hea asendaja liiga seest, kes on ka ennast tõestanud ründaja. nii, kas Vaprus või Lepik, kumb sai rohkem? No Vaprus. Okei. mina ütleks kindlalt, et Lepik selle nurga ma alt. olen ka pigem siin, mitte et sest tegelikult antud juhul väga suur mingi, see on lihtsalt meie omavaheline See on ülikeeruline nagu ma ise just mõtlen selle nurga alt, et okei, Brandon siin koputas ka ja ma ütlen, ma ise loodan ka, et kõik läheb hästi tal nagu tervise seisukohalt. Aga tema staatusega mängija Pärnu Vapruses, kui see peaks midagi nagu juhtuma, siis ilmselgelt just Pärnu Vaprus ei komplekteeri oma võistkonda selliselt, et oleks võrdväärne asendaja vastu võtta. Ja kui sul näiteks esiründaja tõesti ei saa hooaega mängida, siis sa oled juba omadega väga jamas olukorras, et ma arvan, et see on Vaprus on selline päris gamble olukord, et kui ta on terve ja mängib hästi, siis see on totaalne jackpot nende jaoks. Aga kui midagi peaks juhtuma, siis võivad asjad nagu väga valesti minna Vapruse jaoks. no vot, olen ka umbes sinu selle mõttekäiguga nõus. Aga tõesti nagu selles mõttes jälle kõik terviseasjad kõrvale jättes, siis Lepiku jaoks minu jaoks väga hea võimalus. Aga seda ei saa kõrvale vaadata, sellepärast et karjääri ajalugu on selline. Kahjuks küll, aga ikkagi siis tema jaoks on ikkagi see võit. Ei, tema jaoks kindlasti. Nii, kes meil järgmine on? Maarjo. Kas Piht on Paides puhtalt KTM staatuse pärast? Jah, lihtne vastus. Järgmine küsimus. Kas Danil Pareiko näol on kindlam väravat kui Matrossov Narva Transil? Jah. Mul on nagu nii ja naa. Päris kuidagi ühest küljest me kõik teame ja me oleme teinud nalju, ei hakka salgama Matrossu üle, kahtlemata. Samas, kas vana see Pareiko on 18 või? Ta on 2005 sündinud, 20 siis juba. 20, no ikkagi, kas 20-aastane poiss, kes tegelikult ei ole veel mitte kuskil kandnud seda põhimängija, põhiväravaja rolli, tuleb nüüd Narva ja seal peab hakkama nagu tassima, et ma ei tea. Ega tema tasemest ju otseselt ju midagi, ma arvan, kellegi liigad ülevaadet ei ole, et me lihtsalt oleme vaadanud seda, et ta pole kuskil mängida saanud. Et ta Itaalia madalamates liigades pole läbi löönud. No ma tean, et teda juba eelmine suvi pakuti nii mõnelegi Eesti klubile, keegi temast huvitatud ei olnud. Ta ise vahepeal kirjutas ka LinkedIni postituse, et võtke poiss. Et ma räägin, ma liiga nagu fanatt sellele ei ole, et kui need mängijad seal Itaaliasse lähevad ja seda võib-olla seda taset nagu liiga palju ei ole, et seal ka konkreetselt läbi murda, et siis tegelikult me näeme ju Gregor Pürki, samamoodi tuli sealt Primaverast tagasi, tuli suvel Nõmme Unitedisse, ta ei saanud alguliseks seal esiväravahiks, et kuigi ütleme noortekunste levelil on tegelikult Gregor Pürk on Pareikost olnud kõrgemal pool. Huvitav. Nii, kas Bogdan Vašuki karjäär on läbi, Maarjo? Jalgpallikarjäär, et jõuda Eesti koondisesse on läbi, aga kui meil Ise Tammiku pangakontot veel ei tea, siis Vašuki pangakontole ma tahaks küll ligi pääseda varsti, et mul ei oleks midagi selle vastu, kui ta saaks mind näiteks toetada või meie projekti siin toetada. Bogdan Vašuk, peasponsor, podcasti 442 peasponsor, teeme ära. Okei. Ja viimane küsimus tegelikult. Kas Karl Mööl peab futsali mängudes vähem kohtunikega õiendama? Kohtunikud võiksid oma tööd paremini teha futsali mängudes. Sina oled nagu antud juhul, kus Karl Mööl sai punase, siis futsali liigas saad pigem nagu arvad, et see oli kohtunik. No, eks käsi seal oli, aga peale väravat võib-olla oleks võinud ju nagu maha rahuneda, et aga eks emotsioonid käivad. Mul on Brandonil üks lisaküsimus ka, et kuidas sul tundub, kas Eesti sisevallides on kohtunike tase kehvem kui välitingimustes? Nagu me paneme näiteks võrkpall, korvpall, futsal nagu kõik sinna ühte patta versus siis õuejalgpall. Kusjuures just sellega meenus see võrkpalli karikafinaali mingisugune skandaal. Seal mingi antennipuude, aga olles ise rohkem korvpalli jälginud, siis ega midagi ilusat sealt küll vastu ei võtta. Selge. Nojah, et ühesõnaga, mis oli, et neile, kes võib-olla ei tea, siis futsali liigas Karl Mööl Saku Sportingu mängija, Saku Sporting mängis Narva, mitte Transiga, Unitediga, võideti 9-6, seisud 7-6, siis Karl Mööl tegi pressi nende väravaile, võttis palli ära, siis andis söödu enda tiimikaaslane postist põrkas Narva Unitedi mängijale vastu kätt. Karl Mööl kirgliku jalgpalli inimese, nagu ma ka tean teda, üldiselt, mis värk on, vaata käsi, ma täpselt sõnu ju ei tea, seda on, kohtunik andis kollase, mis on okei, andis, on ju. Ja siis
aga nagu sellest samast olukorrast edasi tuli nurgalöök, mille Karl Mööl ise andis assisti, sellest tuli värav ja siis kaamera nagu liikus ära, et seal ei näinudki isegi midagi, mis toimus, igatahes lõpuks Karl Mööl jõudis keskväljale ja kohtunik andis punase. Ja väidetavad siis, et pärast ta ütles midagi, aga soovitan vaadata selle kohtuniku kaartide statistikat, et oli vaja ikkagi stabiilsust hoida. Ei, seal on kaks poolt tegelikult, ühest küljest ma olen nõus, et kohtunikud peavad ikka aru saama, et tegu on emotsionaalse mänguga, ma arvan, et futsal on veel emotsionaalsem, sest seal nagu asjad dünaamiliselt muutuvad palju kiiremini, palju rohkem nagu sellist actionit, et nagu arvestada üldse, mis spordiala sa vilistab. Teisest küljest ma arvan, et ei olnud ilma asjata, et oma tiimikaaslased tirisid ka Karl Mööli juba ära, et aitab küll vaata, et unustab ära. Eks seal kindlasti on nagu kaks poolt, et ma räägin, et peale seda väravat ja sa said selle värava kätte, et siis võib-olla oleks võinud nagu no ilmselt oleks võinud jah, aga ma lihtsalt tean, Karl Mööliga ma olen ühes gümnaasiumis käinud, ühes võistkonnaski mänginud ja see vend lihtsalt, kui ta arvab, et midagi on tema meelest ebaõiglane, siis ta jäta seda niisama. Ja sealt see punane tuli, ma arvan. Juhtub ikka. Juhtub ikka, jah. Vot, siuksed kiired. Vähemalt ei pannud lõuga kellegile. Jah, rusikaga näkku nagu mõnes teises hallis juhtus. See Grand Liiga või mis see futsali liiga on, seal on teinekord läheb käest ära küll. Jah, seda ma mõtlesimegi, Maarja, seda ma mõtlesimegi. Just. Okei, aga endal teil ei ole küsimusi vahepeal tekkinud siin selle aastavahetuse, kõik on korras, Eesti jalgpall elab. See ohe oli ju, nagu mõttepaus oli selline, et siit tuleb mingi pooletunnine tiraat praegu. Ei, ma praegu mõtlesin, vaata, et ma olen kuidagi, ma avastasin tegelikult siin detsembris, et kui jätta see üks meistriliiga mäng kõrvale, kus ma vaatasin Saint-Gilloisi mängu Marseille'ga, siis ma ei vaadanud vist detsembris, kui jätame statal nagu mängud kõrvale, siis ma ei vaadanud vist ühtegi mängu. Ma olin nagu sellest jalgpallimaailmast lükkasin konkreetselt välja ennast. Siin jaanuaris ma nüüd nädalavahetusel natuke vaatasin jalkat, et lähme, ma arvan, siis nüüd jalkahauaga edasi. Super, davai, aga nagu lubatud sai, nagu meil ikkagi on järjekorras juba 7. kord. Mul ei ole spets pilted, nii et jätame sponsori taustale täna. Räägime siis lugusid ja igaüks põhimõtted samad, meil mingid lood me valmistasime ette, kas need on täiesti tõsised, kas need on natuke muudetud, kas need on täiesti välja mõeldud, seda need, kes kuulavad, ei tea ja igaüks siis järjekorras esitab oma loon ja natuke arutleme nende üle ja siis teised saavad pakkuda, kas jah või ei ja oluline on see märkida ka, et täna selles episoodis me räägime 6 lugu, aga need, kes on meie memberid ja memberiks saab meil Paimi ja Kohvi keskkonnas on ju. Need, kes on meie memberid, saavad veel lisa 3 lugu, mille me salvestame eraldi ja paneme eraldi sinna, nii et ainult memberid kuulavad seda, kõik, mitte keegi muu ei kuula. Ja Maarja ütles, et talle sobib see, sest tema lugu ei pidavat mingit eetrit kannatama. See oli isu tekitaja nüüd. Vot, aga alustame siis esimese ringiga ja äkki taast ma nagu ütlen, et teie ma alustan ise siis äkki seekord või? No alustan. Sobib teile, kui nii on. Et minu tänased lood on seotud minu lapsepõlve vastasseisudega Flora vastu. Kui sobib, aga esimene lugu tegelikult ei ole midagi, ta ei ole üldse ei midagi kriminaalset, ei midagi skandaalset ega midagi, ma lihtsalt, kui ma mõtlesin selle peale, siis ma tahtsin, mulle meenus lihtsalt see tunne, ükskord, mis ma kogesin, jalgpalli mängides ikka sa koged head adrenaliini, mingid, ma ei tea, kas värava löömist, millest iganes on ju, mis paneb sind armuma jalgpalli, on ju, mängides, fännates ja nii edasi, siis ma tahtsin kuidagi, siis mul meenus see tunne, mida ma ükskord kogesin ja ma tahtsin seda lihtsalt jagada. Vot, see on siuke võib-olla natuke kunstiline lugu, nii palju, kui minus seda kunstilist osa on. Vot. Nii et ma alustan siis, üritan selle tunde tekitada, ma ei usu, et ma sellest teist tekitan, sest see oli ainult minu peas, aga vaatame, kus läheb. Nii. Aasta siis umbes, antud juhul isegi nii väga oluline, aga ma üritan, no ütleme 25 aasta, võis olla 26, see ei ole nagu praegu see, millega teoreetiliselt ma tahaks teid petta. Et Talikapp oli selline turniir, ma ei tea, kas te teate, olete kuulnud, mäletate enda lapsepõlvest. Isegi mina olen mänginud seal. Et minu lapsepõlves oli see ikka väga süka, just talveperioodil
ma arvan, et see oli prestiižsem kui aastalõputurniir, sest aastalõputurniiri mängiti vaata seal mingid veidrate reeglitega, kus nagu olid mingid seinad ja siuke värk, aga selles talikapis läks pall ikkagi nagu üle otsajoone, olid audid ja värgid-särgid. Vot, ja siis seda võita oli nagu, ma ei tea, ma ei saa öelda, et see oli nagu unistus või mingi siuke veits kinni see ikka oli, noh. Ja meie vanuses siis domineerisid siuksed klubid pigem nagu Tammeka ja Flora ja meie vanuse Flora võitis isegi ka aasta vanematega üks aasta enne seda, kui sellest turniirist, mis ma räägin. Vot, siis aastal 2005 oli siis selline, ta oli ka alustuseks, me ei tunnustati sinna üldse regade, nii et me kuidagi läbi ussi-munni saime sinna Kotkas mingi junior duubli all, midagi sellist. No, jälle erand Eesti jalgpallis. 24. tiimi, noh, jah, tehti erand ja... Aga sealt see TJK Leegioni ja Flora side algas ka vist? Toona see oli TJK, see ei olnud Leegion. Leegion ei olnud mitte kuidagi seotud õnneks toona. Leegionit me võitsime poolfinaalis. Vot. Ja kuidagi nii läks loosiga, et paralleel alagrupis oli Flora, kes põhimõtteliselt oligi see kõige tugevam vastane ja nende alagrupis oli veel mingi Valgevene sats. Lõpuks selgus, et pool nende satsist olid 88 sündinud tüübid, noh, me olime 90. Ja noh, me alagrupi võitsime Lebolt, 8. finaalis saime selle sama Valgevene satsi vastu, see oli, ma arvan, et ma elu võib-olla kuradi kõige raskem saali mingi jalgpallimäng üldse. Me olime kuradi nii haige surva all, aga no lõpuks võitsime 3-1. Seal oli veel see olukord, et ma olin täiesti väsinud. Tead seda olukorda, kui sa täiesti läbi, sa saad audi, sa söödad, sa arvad, et sa sööd oma vennale, sa söötsid lihtsalt vastasele ja siis pärast perse ja siis jooksed. Kõige hullem see, et ma söötsin talle veel 1-1. Ma arvasin, et see on nagu enda mäng. Jah, paar nädalat tagasi tundsin sealt. Ühesõnaga, alistasime need valgevenelased, siis oli SK Real, oli tegelikult aasta noorema, need võitsime, poolfinaalis oli sama Leegion, noh, neid võitsime ükskord kergelt ja nii tuligi välja, et lõpuks oli finaalis Flora. Floral oli, meil siis ei olnud Paponovit, see turna, Floral ei olnud Henrik Ojamat, kes just toona ta mängis aastalõputurniiri ära ja siis ta läks Inglismaale sinna akadeemiasse, kuhu ta läks ja ühesõnaga siuke finaal oli. Ja suht võrdne mäng, suht mõnus, praegu tagantjärgi mõtlen ülikuredi mõnus andmine oli. Ja vot, nüüd ma jõuan selle hetkeni, kus oli, mida ma tahtsin edasi anda. Ühesõnaga, mängu keskpaik, minu arust need mängud kestsid 25 minutit või 20. Ühesõnaga, kuskil mängu keskpaik, võimalusi väga palju on ja siis ühel hetkel nagu tekkis keegi Flora omadest veits eksis ja kuidagi me saime löögile, tõrjuti ja siis tuli mingi löök järgi, meil oli siuke vend nagu Aleksandr Savchenko, tema oli kuidagi peaga nii, et palju läks risti ja siis mis ta eesnimi oli? Reintam eesnimi oli? Mikk Reintam, tema võttis siis käega ära vaata selle ja siis ma mäletan, et esimene emotsioon oli see, et ma ütlesin kohe kohtuniku vaata punane, siis kohtunik ütles, et tõmba nagu vaata, sa ei ole siin ja vot pärast seda hetke ma teadsin, et ma olen penaltilööja võistkonnas, ma võtsin palli kätte ja nüüd tekkis mul see tunne elus, mida ma ei unusta mitte kunagi, mis paneb minusugused inimesi armastama jalgpalli. Et ma võtsin selle palli kätte ja korredi vaata nagu filmides, et tekib see efekt, sa ei taju mitte midagi, mis ümber toimub, täiesti suva, täiesti ükskõik ja sa oled lihtsalt keskendunud ühel kuredi fucking pallil ja teised mingi vaidlesid, Flora omad vaidlesid, meie omad vaidlesid, mul oli täiesti suva, lihtsalt pall käes ja mu ees on värav selgelt, kõik muu on nagu siuke hägune ja suvaline asi. See kestis võib-olla mingi 30 sekundit ja noh, siis toimus vile, ma lõin, seal oli veel see, et Flora oli muidu ülihea sats, super sats, siiamaani väga paljud mängivad veel kõrgel tasemel ja ainult väravat oli Torbik, Steven Karp, tervitused sulle, et no nende tasemel muidu oli ka tubli ja ta teadis täpselt, kuhu ma löön, ma lõin igat penaltit enda poolt vasakusse nurka ja sinna ta hüppas, aga seekord läks pall teisele poole, et aga tead seda tunnet, kus sa oled nagu täiesti kindel, et sa pead sinna lööma ükskõik mis tugevusega, sa lihtsalt lööd ära selle. Ei tea seda tunnet. Ma üldiselt tean, et ühesõnaga vot see ja siis ma lõin selle värav ära ja see värav ei toonud mulle nagu mingit vaata siukest head tunnet, aga vot see aeg, alates hetkest, kui ma võtsin palli kuni löögini, see mingi kuradi siuke mõnus deliirium oligi see fucking hea tunne, mille pärast ma lihtsalt armastasin jalgpalli ja sellega tegeleda. Ma kahtlen, et see tunne võib kellelegi, või nagu
ma kahtlen, et see tekib üldse võib-olla paar korda hooaja jooksul mingitel jalgpalluritel oli. Ja siis 1-0 lõime ära, muidugi see tähendas, Reintam enam mängu tagasi saanud, seal on see reegel, vaata, et üks läheb välja, kui sa lööd väravasse, nad on jälle täis koosseisus ja niimoodi me seal suht võrdne mäng oli lõpuks jäigi 1-0 ja seal oli veel see naljakas case, et mingisugune 15 sekki enne lõppu nad said vaba löögi ja lõid nagu peale, vaata, ja kuidagi nagu kedagi meist vist müürist riivas, mina ise ei näinud, et oleks mingi riivakas, aga meie väraht otsustas nagu mitte tõrjuda seda, vaata lihtsalt. Ta nagu hüppas, aga võttis käed ära, vaba löök, vaata. Ja kohtunik õnneks ei näinud seda riivakat, et vaata, alati ei ole kohtunikul Flora poolt, nagu öeldakse. Et ka toona väidetavalt joppas, sest et see tüüp, kes müüris oli, ütles, et oli küll riivakas ja Flora vennad oli täiesti kettas kohtuniku peale toona. Nii läks, ühesõnaga võitsime Talikapi ja mul oli hea meel seda turniiri võita ja mul oli hea meel, et see nagu just finaalis sai kuidagi seda kogetud ja eriti hea meel oli mul see, et mängisin ise kaitses see turna, aga ma sain parima ründaja auhinnaga, et see näitab ka, kuidas laste turniirides süvenetakse parimate auhinna jagamisel. See lõpp läks nüüd käest ära, vaata. Ei, kusjuures selle parimate auhindade jagamisega meenus enda võistkonnast kunagi, et saiti ka mingil turniiril niimoodi vennale, kes põhimõtteliselt oli vist enam 5 mängust, ma ei tea, 1 korra käinud minut aega väljakul ja siis sai võistkonna parima mängija tiiti. Aga eksis kõige vähem. Eksis jah, ütleme, kuna võistkond oli nii kehv, vaata, siis tema see pluss-miinus oli kõige parem võistkonnas. Aga ei, see emotsionaalne skaala on kindlasti, ma arvan, sa kirjeldasid seda ägedalt, et kes on midagi kunagi olnud jalgpallis sellist olukordades, ma arvan, siis seda sellised emotsioonid ta tunnebki. Nii palju, et DJK kindlasti oli võimeline Talikapi võitma, selles ma ka ei kahtle, et Floraga olid ägedad mängud, selles ma ka ei kahtle. See, et kohtunik muidugi teid nagu soosis, see tundub mulle nagu väga ebaotsusväärne. Et ma ei välista, et see olukord võis olla teistpidi, et hoopis Flora oli 1-0 ees mingist kahtlasest penaltist loomulikult ja siis täpselt lõpu eel teil oli vaba löögist ja kohtunik jättis lugemata, et see oleks mulle nagu loogilisemalt. Aga muidu ma arvan, oli suht adekvaatne jutt. Jah, sa rääkisid seda nii usutavalt, et nagu võiks uskuda, sest ma ise neid tulemusi toolest ajast Talikapist ei mäleta absoluutselt. Ma arvan, et ega ma ka teiste vanuseklassi. Aga kas finaal oli Kalevis või Kristiines? Kalevis oli finaal, jah. Nii vanadel oli Kalevis. See oli tegelikult too aasta, ma mäletan väga hästi, olidki kõik 5 vanuseklassi olid järjest finaalid ja meil oli viimane finaal ka, ma vaatasin kõik need kuradi fucking 5 finaali ära. Teie vanuses Peterburis Meenat ei olnud, sest enamasti ta minu meelest väga palju... Ma olen mänginud Peterburis Meena vastu, aga see oli mingi 10 aastat enne seda, kõige esimestes vanustes. Ma arvan, et see pendla võisid lüüa, aga said tappa lõpuks ikka. Nii et mis teie verdikt on? Mina ennustan, et on tõsi lugu. Kuigi samas selles mõttes Ivanin natuke tundes, et me oleme siin nagu lugusi mingi 7. korda juba rääkimas. Lugu, kus tema viis võistkonna Talikapi võidu, ning ma arvan, et räägiks seda umbes esimesel korral, vaata. See on tõttu nagu kõla liigutusele. Tegelikult ma ikkagi mängin seda mängu, jah, ma ütlen, et hoopis, ütleme, see oli vastupidi, et Flora hoopis võitis, nii nagu ma algul konstateerisin. Nii et kumbki usu? Ei, ma ei usu, jah, lõpuks. See küll. Täiesti tõsi jutt oli persele. Ma ütlesin üle jälle. See oli põnevus. Täpselt nii see oli kuradi. Põnevuse nimel. Kusjuures täpselt sain veel parima ründeauhinna. Ma seal, kuna meil nagu need väravadest jaotusid omavahel, see kaitse saali jalkas on ikka selline värk, vaata, et sa ikkagi tõused ja ründaja ka langeb, vaata, et see, aga see oli nagu naljakas, jah, et ma siiamaani kahetsen veits, et ma oleks võinud selle auhinna, noore poisina ikka oled nagu kuradi, ma sain mingi auhinna, aga oleks pidanud Martin Tšigodaevel selle üle andma, sest tema oli tegelikult meie parim ründaja turniir kindlalt. Aga sul on äkki see võimalus veel? Mul ei ole neid auhindu alles. Ma tegin, ma ei hakka ütlema, mis ma tegin, võib-olla see on ühe loo asi. Jätka. Jaa, minu esimene lugu läheb, lühikirjeldus on selline, et olin siis Premium Liiga mängul, mängu algusvilja ajal ja mängu alguses olin tribüüni asemel, olin esindusvõistkonna riies summis hoopis. Kunagi oli selline tore treener. Okei. Selline sissejuhatus. Lühi sissejuhatus on see, et ma olin riies summis, nüüd ma räägin, mis seal täpselt toimus ka siis. Ta oli kunagi Kaljusööke kurikuulus treener, Getulio Fredo, olgu see hilisem mis tahes. Aga ta lihtsalt mõttes ikkagi nagu innovaatiline mees teisest kultuuriruumist ikkagi nagu Eesti jalgpalli, et kui sa toona oleksid küsinud ükskõik millise mängija, treeneri ja klubis töötava asjapulga käest, et kuidas nagu tuua inimesi rohkem staadionile,
siis ta oleks sulle suure tõenäosusega vastanud, et mängige paremat jalkat ja siis küll rahvas tuleb, on ju, et tänasel päeval me ilmselt teame juba, et noh, see meetod väga hästi ei tööta. Ja Kalju oli toona juba niisugune noh, tuled-viled ja hea energia oli, ütleme, võistkonna ja fännide vahel ja mõllu käis ja siis ühel hetkel Getulio tuli minu juurde ettepanekuga, et võiks sellise asja teha, et fännid tulevad enne avavilet, tulevad esindusvõistkonna riietusruumi ja peame väikse üks ühise kõne. Ja mitte siis niimoodi, et noh, mängijad ja fännid kõik koos, vaid noh, sinna ei mahugi, et mängijad ajas ta umbes 5 minutit enne avavilet, ajas siis riietusruumist välja, noh, nemad ootasid oma kohtuniku märguannet, et millal mänguks minna ja siis fännid läksid asemele. Noh, niisugune tüüpiline jutt, niisugune motivatsioonikõne, et fännid on tähtsad meile ja lähme koos edasi ja toetage ägedalt. Aga kuidagi see vestlus nagu läks nii pikaks, et ma eeldan, et see nii pikalt mõeldud ei olnud. Et mängust oli mingi umbes, ma julgen arvata, et noh, mingi 5 minutit oli juba kulunud, kui meil olime ikkagi veel fännid olid riietusruumis ja peatreener, kes teoreetiliselt oleks pidanud võistkonda väljaku ääres samal ajal juhendama, rääkis hoopis riietusruumis fännidega juttu. Ja noh, nii palju kui ma tagantjärgi kuulsin, siis see, et see 5. minutiks seis üldse 0-0 veel oli, et Kalju sealt taha polnud jäänud, et see oli nagu täitsa mängukäigu vastane, et igatahes jah, selline on minu lugu. Kellega Kalju mängis? TVMK võis olla, aga ma ütlen ausalt, seda ma ei julge sulle 100% kindlusega. Hiiul või? Hiiu stadionil jah, no see oli 2008 igatahes. Aga kellega mängisime, no see pidi mingi tugev... Palju teid oli seal siis riietusruumis? No ma pakun mingi... Kõik fännid ei olnud selles mõttes, et noh, mingid juhtliikmed, et ma ei tea, 5-7, midagi sellist. No nimetame ainult üks nimi, kes seal oli kindlasti. No Peeter Kusma, ma arvan, oli seal kindlasti. Tead, vaata, ei, no praegu on tunnustatud noortetreener paljudes kohtades olnud. Ei, mitte tema üle, ma ei näe. Jah, ma saan aru. Kuna see on ligi 20 aasta tagune lugu, siis on noh, täpselt ju mingi detailid. Sa ütlesid just, et 2008. 2008, jah. Ega 20 aastat tagasi ei olnud. Ma ütlesin ligi 20 aastat. Selge, vabandust. Et kõiki detaile on nagu raske meenutada, aga noh, jutu nagu see põhipoint on see, et mängu ajal fännid olid esindusvõistkonna treeneriga riietusruumis tema juttu rääkimas. On sul, Brandon, veel täpsustavaid küsimusi? See algus läks nagu minu peas veidi lappe, et noor poiss üksinda peatreeneriga riietusruumis. Brandon on siiski juures töötanud ka Fredo Getulio käe all jalgpalliväljakul. Kas sõna otseses mõttes? Ma lisasin jalgpalliväljakul. Aga ei, no mul on nagu see, et selles riigis on see jalgpall ikkagi niivõrd püha, et ma ikkagi arvaks, et riietusruumi nagu ei lasta. Mul on nagu see, et tsiteerides Mariot, teades sind ja juba olles mingi kogemus on olnud, et 6 episoodi oled ikka kuulanud lugusid, et mina arvan, et riietusruumis olek on olnud, aga üks detail, mis ta on juurde pannud, et mängu ajal nad ei olnud seal, et nad ikkagi said enne mängu ära, see on nagu minu see, et üldplaanis sa seda välja ei mõelnud, aga sa panid veits juurde, et olid seal võib-olla nad käisid Getuliot vallandamas riietusruumis. Ja nad käisid võib-olla just... Toona vaata oli kõik nii hästi veel, et siis oli elu oli ilus ja unistused olid suured. Jah, et ma nagu sinu hääletoonist ja täpsustatest vastustest ütled, et see on pooleldi õige. Mina arvan, et see ei ole õige. No ma ei saa nagu öelda, et see on 100% nagu õige, aga see on 99,9% on kõik õige selles mõttes, et mingite asjadega ma võisin natuke liialdada, et ma ei tea, kas see oli 5 minutit või oli see 2,5 minutit, igatahes mäng ammu käis ja kui me olime seal riietusruumis veel juttu rääkimas. Päris jah, aga see oli mis aastaaeg siis? No see pidi olema mingi kevad. Kevad algus. Millest nagu räägiti siis? Ei, see oli lihtsalt mingi, räägin täiesti lambine, nagu motivatsioonikõnelust tehakse mängijatele, et davai, let's go, pange ägedalt vaata, et ja aga kas te lõpuks võtsite üldse selle? Nüüd ausalt isegi seda, kus juures ei mäleta hetkel. Ma arvan, et oota see tegelikult ei saanud. Arvestades, et teid rohkem ei lastud, siis võib-olla ei võitnud. No tõenäosus on, et me ei võitnud, sellepärast et esimese mängu me kevadel seal Lasnamäel TVMK-d võitsime, see pidi olema teine mäng, siis ma eeldan, et me kaotsime selle, jah. No saadav, no davai. Kuigi me isegi ei ole kindel, kas see TVMK oli, see võis vabalt olla ka, ma ei tea, Narva Trans või Levadia või huvitav on see, et me ei usu nagu üksteist siin saates. Mina uskusin sind lihtsalt. Mõtlesid üle? Mul oli usk Eesti kohtunikesse. Ma mõtlesin, et ma suutsin su panna kahtlema. Okei, Brandon, sinu kord. Mul on niisugune lugu, et
ma ei tea, ilmselt te ka mõlemad ja päris paljud jalgpalliga seotud inimesed Eestis saavad aeg-ajalt sotsiaalmeedia postkastides igasugu vahvaid pakkumisi musta mandri mängijatelt, kes tahavad hirmsasti tulla Euroopasse jalgpalli mängima. Ma tahaksin täpsustada, et ka Tribüün on saanud mitmeid pakkumisi olla agent huvitatud mängit. Ja olen ka mina neid saanud päris mitu, aga siis ühe korra mõtlesin nagu, et huvi pärast, et vaataks siis, et kui kaugele sellega võimalik nagu minna on ju. Et tüüp ka kirjutas ja saatis mingid pilte ja piltide järgi muidugi sai aru, et absoluutselt mitte mingisuguse jalgpalliga või nagu normaalse jalgpalluriga tegemist olla ei saa, on ju. Ja oligi eluunistus saada Euroopasse jalgpalli mängima ja kõik jutud ja pakkus raha ja kõik asjad, et saatis isegi rahast pildi ja ikka täis pauk, Ja siis see peab tõsi olema, vaata, kui sa rahast juba pildi saad, siis sa saad. Ja, et ma ei mäleta, mis see summa oli, see mingi 3000 või 5000 või midagi sellist. Aga parasjagu oli ka, ma ise olin minemas ühele reisile, koondise välismängule. Ja siis mõeldud-tehtud, et panin selle siis nagu oma jutu sisse, et nagu teesklesingi, et ma olengi nagu päris agent. Ja siis antud reisil meil oli veel hea hotell, oli siuke kõrge, et hotelli restoran oli mingi 30 korrus või midagi, sealt oli hea pilte saada, et mul on nagu business trip, et olen siin mängijaid skautimas ja seal mingil kohalikul mingis akadeemia staadioni juures ja niimoodi sai ka käidud ja pilte tehtud ja värki. Et ja võib öelda, et tüüp oli nagu absoluutselt kõigeks valmis lõpuni välja ja uskus ka, et ma olengi nagu agent ja siis mul oli veel välja vaadatud talle üks vahva rahvaliiga võistkond, kuhu ta nagu värvata võiks. Et Google'it ta ilmselt kasutada ei osanud, sellepärast et klubi sobis tal suurepäraselt. Aga ütleme, et päris lennuki peale ma ikka tal nagu astuda ei lasknud, et ilmselt oleks võib-olla lennanud siia ja siis haihtunud, nagu neile mustamandri inimestele aeg-ajalt meeldib teha, kui nad Euroopasse lõpuks saavad tõotatud maale. Kas sa mäletad, mis riigist ta täpsemalt oli? Ütlen ausalt, ei mäleta. Võib-olla tahad rääkida seda, et kui kaugele ta oli valmis siis minema? No ta oli ikka absoluutselt kõigeks valmis, et Euroopasse pääs. Sa veel täpsustavad küsimusi esitada. Tegelikult huvitav on see, et selle ajaperioodil oli ka Ivan Špol oli kusjuures samas riigis, võib-olla tegi ka isegi skauditööd, kui selle mängiga sai suheldud. Jah, võis täitsa olla. Valgevenes on see juttu. Minskis sai käidud ja siis meil oli kõik asjad nagu jooksid kokku veel, et seal hotellis veel jube uhke restoran. Võib-olla see mäng oli Ivan Špolov, sealt talikapist on välja asjad. Saatsin pilte rahatähtedest talle. Kuule, tead, ma ütlen, see on päris hea. Tribüünile tuleb ka, mulle isiklikult, mäletan, kui ma hakkasin seda Betsafe saadet tegema, siis vaata, Kohtla-Järvel olid need kolumbialased. Ja siis nad lõpuks nagu läksid ära ja siis üks neist pärast kirjutas mulle uuesti, kuule, sa ju tead, kui hea ma olen, et kirjuta Premium Liiga klubidele, et ma olen nagu saadvas, mõtlesin, et nagu ma olen vaata mitte keegi, et miks sa mulle kirjutad. Et neid kirju tuleb jõhkralt palju ja need vennad nagu üritavad saada, jah. Ma ei tea, miks nad arvavad, et just nii on see õige asi saada. Võib-olla keegi on saanud ka, ma ei tea. No nad saadavad lihtsalt ju mingitele sadadele, tuhandetele inimestele, kellega natukegi mingi kokkupuudet on. Aga konkreetselt mind võlus detail rahatähe pildi saatmisest. Ma arvan, et see on väga raske detail, mida on nagu välja mõelda, nii et mina ütlen, et Brandon räägib tõtt. No mina arvan ka, et Brandon räägib tõtt. Et ta agendi geeni tal on ikkagi, eriti kui seal kõrvale saab konsumeerida head paremat. Jah, vastab tõele, et tegemist on tõsilooga ja eks Maarjal vist oli natuke piitsam, kuna ta oli muga samal reisil. Koos ajasime asju. Koos ajasime asju, jah.
ei, ta oleks päris hea see duo, vaata, see on nagu film, ma vaatasin siin aastavahetuse paiku üht filmi, Hundid või Wolves, mis on, ja siis Brad Pitt ja siis Clooney pidid koos töötama, kuigi nad tegid sellist ametit, mida ei saa koos teha, ja siis olude sunnil pidid paarilist olema, nii et sobiksite ka, oleksid ka hundid siin agendimaastikul. aga noh, seal oli ikkagi konkreetselt aru saada, et see vastaspool oli lihtsalt mingisugune õnnekütt, kes tahtis lihtsalt Euroopasse saada, mitte jalgpalluriks. See tase oli umbes selline, et see reaalselt rahvaliiga pakkumine olekski tasemele nagu vastav olnud. Aga ma ei tea, kas ma siin varasemalt olen siin podcastis rääkinud sellest, et mul tegelikult kunagi oli nagu reaalselt asi, mida ma isegi tagantjärgi võin öelda, ma natuke kahetsen, et üks mängija, kes ka siis minu poole pöördus ja kui ma hiljem nagu guugeldasin, sest ta tegelikult tundus mul juba päris hea mängija juba toona, kui ma ta mingeid videosi vaatasin, et ta oli jõudnud oma Aafrika riigi koondisse lausa, et ja see ei olnud mingi täiesti suvaline koondis, vaid ma natuke praegu eksida, mis riik see oli, aga ütleme, et praegu mäluvärgi ütlen, et see oli Kongo näiteks. Ehk siis ei olnud üldse mingi täitsa suvaline jalgpalliriik, vaid täitsa asjalik jalgpalliriik ja selline vend võttis ühendust muga kunagi, et äkki saad Eestisse aidata. Meie mängijast kahjuks video ei leidunud. Ei, kas ei olnud videosi või? Aga mitte jalka või? Sest mul kunagi oli üks vend, kes mul kirjutas mul 5 aastat järjest, tema nimi oli Prince Anthony. Siuke mingi 1.95 kaitsja, ütleme ausalt, profiil ideaalne, aga need jalgpallioskused ja reaalselt, ütleme selles mõttes, kuidas ma ütlen, profiilid siuke Kaspar Lauri sarnane, aga umbes 10 korda kehvem veel, et ta lihtsalt kuna naljaks oli vaadata teda mängimas. Ma arvan, et me mõtleme vastupidi, vaata, me mõtleme, et Aafrika mängijad peaks siia tooma, peaks nagu Eesti mängijad Aafrikasse viima hoopis. Noh, jah. Selleks tuleb ju suurepärane koondise turnee. Mängija tahab nagu tingimusi ka. Kusjuures see, küll saab, tõesti, meil ju Aafrika turnee, et nüüd on võimalus, kui keegi kirjutab, ma ei tea, mis see riik on, Rwanda või kuhu me läheme, keegi Rwandast kirjutab, saab ju otse kuradi öelda, et tavai, et tule vaatame sind üle kohe, et jah, kuigi ütleme selles mõttes, et ma arvan, nii mõnigi Eesti jalgpallur näiteks Põhja-Aafrikasse tahaks tingimuste mõttes kindlasti mängima minna või Lõuna-Aafrikasse näiteks, et Lõuna-Aafrika on väga hea. Lõuna-Aafrika sobiks väga hästi isegi. See Põhja-Aafrika on võib-olla veidi kultuurselt natuke teistmoodi. No ma mõtlen just nagu tingimuste mõttes, et palgad ja kõik asjad, et need on täitsa väga konkurentsivõimelised. Okei, no liigume edasi. Minu lugu siis. Ma tulen tagasi täpselt TÜK Flora vastasseisud, võib-olla isegi sama aasta. Oletame, et jah, ma arvan, et see oli täpselt sama aasta pärast seda sama talikappi. Oli siis selline aasta, kus mängisime tiitli peale, kui alguses olid Tammeka, tegelikult algus oli Tammeka 90 see, kes oli tugevam, siis tuli Flora järgi ja Flora oli tegelikult päris mitu aastat päris dominantne, eriti sellepärast, et mingis vanuses sai teha edasi-tagasi vahetusi vabalt ja Floral oli ilmselgelt lihtsalt kahe koosseisu jagu mängijaid, et sa nagu rassid selle esimese koosseisu, kes vennad teevad mingi hei, teeme vahetuse, vaata 30 minuti pärast uued vennad jooksevad süle lihtsalt ja siis tulevad need puhanud vennad tagasi ja hävitavad su ära lihtsalt. Aga mingil hetkel meil TÜK-l oli see eelis, vaata, et meie see põhitiim mängis teist liigat ja me saime nagu vaata Floradele, nendel oli nagu Premiumi liigat, toona oli meistriliiga tiimid ja nagu väga peale ei lastud, aga meil nagu kedagi ees ei olnud ja meid pandi lihtsalt tanki ja siis umbes nagu poole aastaga sa nagu koged nii palju, sa muutud nagu selle võrra nii palju tugevamaks, et TÜK, ehk siis meie tulime nagu järgi neile. Pluss meil lisati mõned tüübid veel tiimi juurde, mis oli ka, see oli nagu eelmine aasta. No vot, siis tol aasta oligi nii, et meie Flora Tammeka enam võrdselt, lõpuks Flora isegi vajus ära kolmandaks, tooeks neil kohe seal sügise paiku neid hakati lõpuks kaasama meestesse, neil kadus see fookus täiesti ära, nad ei viitsinud enam. Ja siis, aga nagu esimene ring olime enam-vähem kolmekesi võrdselt, Tammekat me võitsime ja oligi ringi viimane mäng Floraga Sportland Arenal. Toona veel seda tripkat ei olnud ja kuidagi nagu jubedalt, ma ei tea, Tammekaga oli kuidagi lihtsam, see Flora kuidagi üldse ei sobinud, neil oli Henrik Ojamaa toona, nii et see pidi enne talikappi tegelikult olema, ühesõnaga Henrik Ojamaa, Henri Anier oli ründas täiesti killer rünne, nagu sa mõtled, need vennad, nad olid toona ka juba päris tugevad,
Õnneks meil oli kaitses Ivan Špol, kes nagu ikkagi neutraliseeris selle. Noh, üks Henri Külma nimeline tüüp oli ka, kes oli tegelikult ta võttis kuidagi rohkem nagu selle Henrik Ojamaa, ja Henrik Ojamaa oli nagu haige vend lapsepõlvest, ta oli lihtsalt ju hästi vertikaalne vend selles mõttes. Anna pall, vaata, ma lähen, ta oli lihtsalt nii fucking põkk, ta tegelikult ju 91 sündinud. Ja ta nagu füüsiliselt domineeris põhimõtteliselt 90 liigat, et ta on nagu ikka füüsilises mõttes täielik nagu ikkagi Anne, ma ütleks. See selleks, no muidugi Anne ja treenin kõik koos. Ja eks ta treenis oma vanemate vendadega seal ka ja see ka aitas. Vot, ja siis oli see mäng ja selle mänguga on veel selline eellugu, et seda ma ei mäleta miks, aga see lükati nagu edasi mingil põhjusel. Seal vist oli, ma võin eksida, aga äkki koondise mingi treeningkogunemine oli ja siis seda mängu pidi edasi lükkama, aga tuli nii välja, et see mäng toimus täpselt siis, kui mul oli põhikooli lõpukirjand. Ei, mitte kirjand, lõpuaktus. Ja mul oli tiimis veel Martin Klasen ja Kristjan Piilman ka, kes olid minu, mitte klassivennad, aga paralleelklassivennad ja siis põhimõtteliselt nemad ütlesid, et nemad ei lähe mängule, et meil oli juba -2 mängijad. No Piilman ei olnud, ta ei olnud nagu põhimängija, aga Klasenist oleks olnud abi küll. Ja vot, siis see mäng toimus mingi jõhkra, ma mõtlen, see päev oli nagu mõnusalt soe, aga mitte siis, kui sa mängid Floraga Sportland Arenal. Ma arvan, mingi 20+ kraadi oli, vähemalt nii palju, nii ma mäletan. Ja siis kuidagi me selle esimese poole alguse elasime üle, nii et me olime 1-0 taga, jälle kohtuniku, mäletan, et kohtunik jälle aitas, vaata nii head mälestused, kui kohtunikud aitavad lapsepõlves. Et mingis teema seal oli, et Flora oli teise värava karistlöögist, aga kuidagi kohtunik nägi, et kedagi lükati, keegi pärast meie omadest ei saanud ka aru, et keda siis täpselt lükati. No, ühesõnaga joppas ja Tšigudaev lõi poole lõpus veel viigi seisuks 1-1, kui ülikaugelt lõi ja jällegi Steven Karp õnneks oli Flora väravas toona 1-1. Ja siis Flora vanemad ei olnud rahul Vilemehega, võib-olla õigustatud, ma ei tea, niimoodi ei oska öelda, meil oli kõik okei. Ja nad läksid poole ajal siis riietsuruumi, Vilemehe riietsuruumi. Ja teisel poolel Vile kahtlasel kombel muutus meile ebasoosivaks. Aga me olime nagu mängus rohkem sees ja kuidagi nagu võitlesime ja mäng hakkas juba nagu enam läbi saama, siis tekkis selline olukord, kus ja taustal ma kuulen, et nagu vanemad on hakanud nagu tülli minema üldse oma vahel, et minu isa oli seal, ma mäletan, mingid isad TVK-st veel ja siis Flora omad ja siis seal tekkis juba natuke rahvuslik konflikt, sest mu isa on nagu valju vene häälega mees ja Flora vanemad on kindlasti eesti keele, kõik olid eesti keeles seal. Plus Flora mängustiil oli selline, oli Saur toona treener, et see oli see, et lõhume ära lihtsalt. Mitte lõhume ära, aga see oli see, et poisid teist peavad mehed saama, et nagu niimoodi, et pall on kaugel, ikka mine luusse, vahet ei ole. Ja mingisugune 10 minutit äkki enne lõppu oli siuke olukord, et pall nagu söödeti mu selja taha, aga nagu ma katsin ründaja nii ära, et meie väraht jõudis välja tulla, ta nagu võttis palli kätte kuidagi nagu läks selili või nii, ja siis Henri Anjer oli mu taga ja siis lükkas mind nii, et ma läksin ribidega tähega vastu meie väravahti põlvi ja umbes niimoodi 10-15 sekundit ma lihtsalt ei saanud hingata. No lõpuks nagu midagi tuli õnneks on ja siis ma nagu seda pealt ei näinud, aga ma pärast räägiti, et mu isa lihtsalt oma 100+ kiloga lihtsalt saatis kõik pikalt, ta jooksis kohtunik ütles talle, et mine ära ja siis ta mingi lükkas teemale, käi perse, ma poeks, ma ei tea, suremas võib-olla vaata. Aga tegelikult nagu nii hull ei olnud, kuigi need ribid valutasid umbes pärast paar nädalat ja nii, aga noor organism taastub. Ja siis lõpuks seis ikkagi 1-1. Enam-vähem keegi ei olnud rahul, läksime ära ja mul oli kaasas veel lõpuks ülikond ja see mingi triiksärk, mis iganes oli, ma küll käisin pesus ära ja üritasin nagu ära johtuda, aga lõpuks oli täiesti igine, ma arvan, ja siis sammusin mingisugune, see ataktus juba käis ja ma sammusin ja siis enam-vähem kuradi öeldi, okei, ja nüüd meil ongi üks diplom anda umbes ja siin on Ivan Špol ja siis oligi kõik, et õnneks ma ei pidanud seda aktust, ma vihkasin aktuseid väiksena. Et
Lugu ongi selline, et Henri Anier oleks peaaegu mu ribid kuradi pooleks lükanud noorena. Õnneks joppas. Enne kui me selle teema juurde läheme, siis ma kommenteerin korra seda lõpukirjandit, et siin on Lõpuaktust. Jah, sinu lõpuaktust, aga kunagi oli lõpukirjand oli no siis, põhikoolis vist ei olnud lõpukirjand. Jaa, aga just 12. Ja siis kunagi Jalkaliit pani need duublite mängud esiliigas, pani samale päevale, kui oli see lõpukirjand, et kus mängid siis, see vist lõpuks muudeti ära, aga näitas lihtsalt jälle seda fantastilist planeerimist, et ma ei tea, kas seda tähtsat mängu peaks ka panema samal hetkel, kus on põhikooli lõpetamised, vaata, et see on niisugune omaette küsimus. Aga et Flora oli niisuguse robustse mängustiiliga ja kasutas lubamatuid võtteid, see ei ole minu jaoks mitte mingi šokeeriv uudis midagi. Aga ma lasen Brandonil kõigepealt alustada. Ei, ma jäin lihtsalt mõtlema selle peale, et kuidas need kuradi nagu eriti esimene poolega kohtunikud toona nagu nii kehvad olid. Aga vaata, toona oli nii, et oli üks kohtunik. See oli kõige naljakam, et tegelikult me olime juba suht vanad, mängutempo oli tegelikult päris okei, ma arvan, ja me olime suluseisu, oli ainult üks kohtunik. See on reaalselt kõige debiilsem asi, sa mängid suluseisu ühe kohtunikuga. Nagu toona oli ju veel see aeg, kui alatihti veel mingisugused mängijad, nagu tippmängijad käisid noorte mänge vilistamas. Ma küll mäletan, mina mängisin liigat, mul Frolov ja vaata, sina, Brandon, mängisid noorte kõige madalamast taset, seal oli kohustus koduklubil organiseerida kohtunik. Me räägime siin tippjalgpallist hetkel. Ma arvan, et seal oli ka kohustus koduklubil. Ei, toona juba ikkagi liit määras, jah. Aga see oli ainult kõrgliigas selles mõttes, et madalamates liigades, seal, kus Brandon mängis, seal reaalselt oligi, et need mängijad, kes esindusvõistkonnas olid pingi peal, need pidid palga kättesaamiseks vilistama minema. Aga naljakas, mäletan, et see mul meelde elus, et selle kohtuniku perekonnanimi oli sama, mis ühe Flora mängija perekonnanimi kogemata. Meil oli palju vandenõuteooriasid seal. Samas nagu ta otseselt meil, ta oleks võinud ju algusest peale keerata, vaata, et seda ei teinud. Aga ikkagi oli naljakas. Aga ei olnud mingit sugulussidet, et äkki seal poole lõigi, et isa käis nagu... Ta ei olnud nagu, ta oli kusjuures suht noor poiss, vaata, ta oli ma arvan, ta oli meist mingi 4-5 aastat vanem, midagi sellist. Noor poiss, meie jaoks ta oli mees selles mõttes, aga jah, ja ta perekonni oli Voog, vaata. Ma mõtlesin, et mingi tamm, vaata, siis tunduks kahtlane küll. Ei ole päris tamm. Viljar Voogiga. Ma tegelikult ei tea, ma ei usu, et tegelikult seal oli suglusside, aga see on lihtsalt, vaata, sa ikka tahad ju väiksena leida mingit põhjendust mingit asjadel. Aga kui tõsiselt rääkida, siis Henri Anieri mänguvõtted on siiamaani sellised, et kätega talle meeldib vastaseid tõugata, et ma arvan, et see kõlab igati loogiliselt. No nii juhtus jah, et Henrile ka muidugi tervituse siiamaani, selles mõttes heades suhetes, kõik on okei, mänguline olukord, olgem vastu, ma oleks ise samamoodi lükanud, kui oleks vaja olnud, et see ei ole nagu see, et Henri Anier on saatan, lihtsalt nii sattus ja tõesti, ei olnud, kui Tammekal oli minu vanuses ründes prosa üksi ja ta oli tegelikult osav, aga ta oli täpselt selline ühe puute ründaja, et võib-olla sellepärast oligi Eestis raske läbi lüüa, siin ei ole nagu eriti sellist võistkondi. Aga pluss on seal muid faktoreid ka, aga Henri Anier oli täpselt, ta oli nagu mitmekülgsem, juba oskas toona mõlema jalaga lüüa, et kuigi suures osas lapsepõlves oli prosa parem, siis tegelikult on loogiline, et Henri Anieril oli karjäär natuke parem või mis natuke oluliselt parem tulevikus. Ründajatega on ju paratamatult see, et see on võistkonna ala, et kui sa oled spetsiifiline ründaja, sul kaaslased õigel hetkel karjääris õigeid ei ole, siis sa ründajana tegelikult mitte midagi teha ei saa, et seda me näeme tegelikult ju väga kõrgel tasemel ka, et kus ründaja mäng sõltub võistkonna kaaslastest. Aga jah, et sa ütlesid juba vastus ära või? Mina või? Ma oleks tahtnud öelda, et ma ikkagi ei usu. Miks? Ma ei usu sind. Ole oma 0 punktiga edasi, siis vaata. Minul on punkt kirjas. Punkt on käes, aga... Kõik häälekam on see, et Ivanis ja küttis, et see õige lugu vaata, aga Rända proovib. Äkki ei ole ikka, äkki on Erki Nool kuskil. Ei, aga ma ütlesingi, et ma tahtsin öelda, et ma ei usu, et ma ei hakanud nagu praegu sinna omale punkti varastama. Jah, seda pole varem juhtunud, aga mis ma tahtsin öelda, et see, et kui me Flora 90-st juba rääkisime siin, siis lihtsalt need nimed on ju Henri Anier, Henri Kojamaa, kuigi 91, aga mängis tegelikult 90 eest, Sander Sinilaid,
no Mikk Reintam ka tegi omajagu ikkagi karjääri, on ju. ikkagi koondisesse jõudis ka. Okei, see Olavi Ojamaa, ta natuke mängis, tema oli raisatud talent, tema oli väga andekas noorena, natuke ta seal kuskil Emmast ja sellistel tasemel sealt edasi jõudnud. Mingid, Alen Stepanjan, legendaarne, sai ka ikkagi nüüd tema oli ka aasta noorem tegelikult. Vist oli jah. No Meelis Peitre vist oli. Meelis Peitre jah, just, et nagu Meelis Peitre tegelikult sitaks hea mängija noorena, aga ja tegelikult ta mängis okei tasemel ka, aga nagu päris seda potentsiaali ei avaldanud, et seal see Flora 90 oli väga, väga viljakas, ta oli palju viljakam kui 89, oluliselt viljakam kui 91, et sealt ikka tuli väga, väga head andekust. Meil on Brandoniga pidevalt niisugune vaidlus olnud, et kumb aastakäik on nagu Eesti jalgpallis kõige masendavam, kas 91 või 94, vaata, et ma olen endiselt veendumusel, et 94. No davai, järgmine lugu. Ja minu teine lugu on siis niisugune tõdemus jälle, kus maailm võib ikka väike olla, mida ma siin iluti jälle tõdesin ja ma arvan, et me kõik mingi aja peale tõdeme, et käisin siis Ungaris iluti jalgpalli vaatamas ja poole ajal on õlleletis ja korraga siis minu ees on 2 meest, kes siis korraga pöörduvad minu poole inglise keeles, et uurida natuke Ungari jalgpalli kohta. Ja siis ma annan teada neile, et ma olen kohalik, mitte ma ei ole kohalik, et ma ei tea täpselt vastata, aga siis räägime edasi seal natuke mingis mood käib ja uurivad, et kus ma pärit olen. Ütlen, et olen Eestist. Üks vend teeb suured silmad, et ossa Eestist, et tead, et ma käisin kunagi Eestis testimisel jalgpallurina. Ma küsin, et okei, et kus sa siis käisid? Klubi nime mulle öelda ei oska. Siis, aga räägib, et kuskil Venemaa piiri ääres oli. Siis küsin, et okei, Narva Transis või? Ei olnud Narva Trans. Ma mõtlen, et mis klubid meil, ütleme tegelikult enne natuke jutu jätkuks veel, et ma umbes sama vanad oleme. Ta rääkis, et mingi 2010 või midagi sellist, ta käis testimas. Siis ma mõtlen edasi, et okei, et Sillamäe Kalev. Jah, ütleb, et jah, vist oli küll Sillamäe Kalev. Siis räägib seal veel edasi, et mingi paar nädalat oli Eestis testimas ja käis mingi sisehalli turniiril, et siis ma mõtlesin, et okei, et juba ei tundu nagu usaldusväärne, et mis sisehalli turniir, et meil siin Eestis sisehalle toona ei olnudki. Aga et midagi ta räägib edasi, et ei oli Tallinnas kuskil, ma mõtlesin, küsime, et 5-5 jalgpall või? Jah, et 5-5 jalgpall. Okei, siis ma sain aru, et ta mõtleb seda Aastolpa turniiri, siis küsin nime, siis ta oli mingi Oliver oli, praegu nime ei tule ka meelde, aga pärast panin siis kuradi Google'isse sisse ja 2011 käis Sillamäe Kalevis testimas mingi selline vend, kes oli Ungaris jalgpalli vaatamas ja siis nagu kõige naljakam asja juures oli see, et ta ise rääkis, et koos sõbraga, et nemad on Middlesbrough nii-öelda siis, ma ei tea, lapsepõlve fännid ja siis ma omakorda uurisin, et kas siis, ma ei tea, Tarmo Kinki ja asja ka nagu tead Inglismaalt, ta ütles, et Tarmo Kinki ta ei tea. Aga jah, selline lugu, et satud Ungaris kokku mängijaga, kes käis Sillamäe Kalevis testimas kunagi. Mis rahvast oli? Inglane. Okei. See Tarmo Kingi osa sellest loost on tõsi, mis tekitab võib-olla kindlust, et äkki on siis nagu terve lugu tõsi. Et maailm on väike, jah, sest et ma tean, Suravski käis kus üle-eelmine aasta Sokka MM oli. See MM? Sokka, see on niisugune mini-jalgpall. See on see tänavajalgpalli sarnane? Ja. Ei, ma ei tea sellest midagi. Kurat, mul ei tule meelde ja siis seal ta sattus juhuslikult kokku selle tüübiga, kes mängis Narvas ja kellel oli see, lõpetas karjääri ära, vaata ta peaaegu vajus kokku või mingi see südame. See Ryan Lintsi, jah? Jah, Lintsiga sa ettus kokku, jah. Oli minu meelest, oli vist Lintsi, jah. Ei oska nagu kinni haarata vaata millestki, et päris vähe nagu on justkui palju detaile, ega vähe detaile, et no ma võin midagi vastata veel, kui ei, no täpselt, aga ma ei oskagi nagu millestki kinni haarata, et ma ei ole mõtet nagu eetrit ka võib-olla täis välja mõeldud küsimusi esitada, mis nad jõid õlle või? Jah, valuta. See veel poolele, et pärast seda Eestis käiku ta nii-öelda oma jalgpalliteekonna lõpetas ka, et ta ei hakkanudki kuskil nagu nii-öelda profina mängima. Ütlesid ka talle, et miks ta siis ei jäänud või mis neid tagamaid ei küsinud? Tagamaid ei küsinud, aga ju siis ei vastanud tasemele või
sest noh, mina seda nime ja asja ma olnud kunagi näinud, kuigi ma olen Astupa turniire isegi olen kõiki vaadanud, et kõik oli nagu mulle täitsa võõras, et ma niisugust venda ei mäletagi, et ta kunagi oli mänginud seal. no las olla tõsi, noh. kui midagi nagu närib justkui, aga kuna ma ei oska välja tuua, mis mind närib, siis ma ütlen, et see on tõsi. Ja sina, Brandon, vastad ka, et on tõsi? mina vastan, et on tõsi. No punkte seekord ei saa selles mõttes, et oi, kus kavaldas üle. siin ma panin nagu mitu asja nagu panin kokku, et noh jah, tõsi on see, et ma Middlesbrough fännidega Ungarisse tuttavaks sain, kes Tarmo Kingist polnud kuulnudki, et noh, ma ei tea, kas siis nad ei ole tõsiselt uskujad Middlesbrough fännid või tema siis ei suutnud seal mingit muljet avaldada. Aga miks ma selle Sillamäe Kalevi välja just tõin, siis mul lihtsalt hiljuti meenus endale üks põnev lugu, kus kunagi Astupa turniiril käis Sillamäe Kalevi eest mängimas põhimõtteliselt öelda, et vale identiteediga mees, kes esitles ennast mingi Afganistani koondislasena, aga tegelikult oli mingi täitsa suvaline puujalg, et selline mees mängis kunagi Astupa turniiri Sillamäe Kalevi eest, et lihtsalt oli põnev asi, mis mulle hiljuti meenus, siis ma mõtlesin, et ma seon selle kuidagi natuke looga. No hästi, petsid ära, noh. Ma räägin midagi häiris, aga ma ei saanud nagu, noh, välja tuua. Okei, teinekord sisetunnet tuleb usaldada. Ja meie episoodi lõpetab Brandon Paimali lugu. mul on ka üks lugu veel sellest ajast, kui ma ise mängisin Flora noortes ja see tänapäeval on ka samamoodi, et noortegruppide seast ju käivad grupid kordamööda pallipoisteks. Ja siis toona ka oli seal meie grupi kord ja siis käisime oma pundiga ja siis mingid mängud järjest tulid veel, kus nagu ütleme, just kogu aeg oli nende palliposti puudus. Ja siis oli üks suvine kõrgliiga mäng, kus ma alati paksin välja aktiivne, nagu ma olin niikuinii mängudel käisin. Ja siis läksin siis pallipoisiks ja siis tuli välja, et ma olen üksinda. Siis oligi Alle Kokk Reenar, Flora mängis Tallinna Kaleviga, mäletan, Sarap oli veel Kalevi peatreener. Ja siis ma olin nagu üksinda pallipoiss. Ma olin enne ka mingid mõned mängud ju käinud ja olnud ja nagu enam-vähem teadsin, mis teha tuleb. Aga milligipärast mulle tundus tolles mängus, et kõige parem koht, kus olla terve selle Alle Kokk Reena perimeetri peal üksinda pallipoiss on 2 pingi vahel. Nii ma siis tölerdasin seal 2 pingi vahel olukorras, kus mul on ühel pool mingisugune 15 tüüpi ja teisel pool 15 tüüpi. No et kui pall sinna läheb, siis loogiliselt võttes, üleval oli veel pressisektor ka, siis loogiliselt võttes see pall tuleb suht kiiresti tagasi. Kui siis ühel hetkel Aavo Sarap midagi käratas mulle, et mida sa töllerdad siin või nagu, mida sa nagu siin vahid on ja siis ma ikkagi leidsin endale natukene mugavama positsiooni, et natuke oli hirmus ka, kui Sarap oli ikkagi selline suur vend, et kui see ikka käratab, siis tõmbas jahedaks ja siis ma ülejäänud aja olin seal värava taga, fännisektori ees värava taga. Ja olingi niimoodi terve mingi üksinda, aga tegin selle juures absoluutselt peaaegu kõike valesti, mis üksinda pallipoiss olles teha saab. Nii et sa olid meistriliiga mängul üksi pallipoiss. Ja mis sa pärast sõpradele rääkisid? Tänasid neid fantastilise meeskonna vaimu eest. No jah, selles mõttes, et see oligi mingi suvine ja suvel alatihti ikkagi nädalavahetasiti inimesed olid ära linnast. Aga tänapäeval on ju samamoodi. Aga jah, kuidas teil nii organiseerimata oli? Kurat, isegi TJK-s oli ikka niimoodi, et kui ikka öeldi, siis nagu poisid ikka tulid isegi suvel ja isegi mingi mõttetud esiliiga mängud, meil ikka nagu mingi 3-4 venda ikka sai kätte. Mulle endale tundub nagu 2 asja väga nagu tõenäolised. Esiteks muidugi see, et Brandoni intellektuaalne tase polnud kõige kõrgem, see tundub mulle väga tõenäoline ja teiseks, et Floras valitses selline bardak toona, see tundub mulle ka nagu tõenäoline. See tundub ka tõenäoline, et Sarap ütles mingi hetk, et mida sa töllerdad siin. Ja see tundub mulle ka tõenäoline. See ei pruukinud seal mängus olla. Aga mis mulle ei tundu tõenäoline, et olenemata sellest bardakist, siis Florasugune klubi ikkagi oleks nagu reageerinud, ma arvan sellele, et kas või ma ei tea, mingid klubi kontori töötajad oleks aetud sinna kohale või ma ei tea, kas või varumängijad pandud palle korjama, sellepärast, et see on ju mingi 2006 või mis aasta see oli? See aastat ei olnud. Ma arvaks, et 2007. 2007 on ju, Pigem 7. Et sellisel ajal olid juba Eesti jalgpallis ikkagi nagu mingid nõudmised. Ma saan aru, et jalgpalliliit muidugi nende Flora rikkumistest vaatas nagu mööda alati, aga ma ikkagi nagu tahaks arvata, et see ei tundu mulle ikkagi reaalne, et kõrgliga mängu sai ühe pallipoisiga teenindada. Mulle ka nagu ma arvan, et seal on hästi palju neid aspekte, nagu sa ütlesid, õiged.
kas või see, et Sarap, olles mängul, Sarap ütles sulle midagi või oli mingi intensiivne või sa sattusid või teid ei olnud, et see on nagu üksi, aga teid võis olla nagu suht vähe, näiteks 2 või 3 ja sa lihtsalt sattusidki sinna pinkide vahele ja siis sulle öeldigi, et me lihtsalt töllerdad sinna, vaata. Aga ma arvan, et mingid olulised detailid on siin vähe teistmoodi, kui nad päriselt olid, nii et minu isiklik verdikt, et see on vale. Ma nõustun ka Ivaniga, et see põhimõte, et sa seal, kas olid üksinda alguses näiteks, et sellised asjad võivad küll tööle vastata, aga ma arvan, jah, täisulatuses ka see ei ole õige. Tegemist on täitsa tõsilooga. Toona oli veel niimoodi, et ilmselt miks ma sain seal kuradi pinkide vahel töllerdada, oli see ka, et ei olnud igal mängul ju 4 kohtunikku kõrgliigas minu meelest. Ja ma arvaks, et tollel mängul ka ei olnud. Ehk siis polnud ka seda mingit 4. kohtunikku, kes seal midagi ära ajaks või juhendaks või suunaks või Nüüd mul on palju küsimusi Brandonile. Esiteks, miks sa siis ei olnud seal vastas sellel, miks sa nagu värava taha, mul on hästi palju küsimusi, et kuidas sa nagu valisid selle koha? Lõpuks on laps, mul on nagu pigem küsimus ikkagi nagu Florale, et okei. Ei, meil on alati. Selles mõttes see on nagu 4 otsast kinnine staadion, et tegelikult midagi nagu liiga palju ei juhtu, kui need pallid seal tribüünidel vedelevad, et palju hullem oleks, kui kuskil Kuressaare linnastaadionil näiteks oleks üks pallipost, et siis ei saakski võib-olla mängu läbi viia, et peaks ikka eriti kõvasti palle saatma sinna. Aga eks seal pinkide vahel tundus ju kõige huvitavam, et nii lähedal oled nendele mängijatele, keda sa niimoodi olnud üle. Kes see Flora treener oli siis? Sel ajal Pasi pidi olema, ma arvan. Võis olla Pasi, kes peale Pasi oli treener üldse? Rüütli oli järgmine aasta. Ja see pidi olema Pasi aasta. Ma tean Flora ajalugu. Aga huvitav, et Sarap ei meelde nagu. See Pasi on ju ka rohulik. Pasiga ma sain läbi hästi. Tal ei olnud mul midagi öeldud. Aga mõelda vaid ikkagi, et see 2007 see oli siis ju põhimõtteliselt, see oli 16 hooaeg juba Eesti kõrgliigat ja pallipoisse me võinud korda saanud, et siis ma tõesti, ma ei imesta, et see 30 aastat ikkagi ei ole nagu piisav aeg olnud siin mingite protsesside viimiseks. Kusjuures ega see pallipoiste nagu vähesuse probleem ei olnud nagu Floras ainult, et minu meelest see oli üldse nagu päris tihti hakkas silma, et kuidagi nagu vähe oli. Mina olen olnud mängul turvaülem näiteks esiliigas ja TÜK-s. See toimus nii, et kuna ma olin enda grupist vaata kõige suurem, siis mina olin turvaülem ja need palid poisid, siis mul pandi teistsugune oranž vest peale, siis ma olin nagu see veel, kes turvaülem. See on alati läinekas. Kuule, aga okei, super, tore, et saime jälle tšakrad avatud ja jutud räägitud, aga need, kes on meie memberid ja isegi kui te veel ei ole ja te saate memberiks, saate ikkagi need järgmised 3 lugu kuulata, mida me selle episoodi lõppedes uuesti räägime. Mitte uuesti, aga selles mõttes teeme nagu uue episoodi eraldi memberitel. Aga selle episoodi ma arvan, ongi aeg lõpetada, mis seal ikka on ju. Et järgmine reede, kui kõik hästi sujub ja mingeid asju ei ole, siis võib-olla on siin veits teistsugune laud ja meil on võib-olla ka külaline. Et loodame, et tuleb põnev ja huvitav aasta 2026. Jah, ega siis midagi, et ilusat aasta jätkus ikkagi kõikidele Japlisõpradele ja loodetavasti ka siis need Premium Liiga koosseisud hakkavad välja ilmuma. Absoluutselt. Jah, aitäh, et järgmise reedeni. Nägemist.